Tervist! Olete kunagi mõelnud, mis teeb ühest riigist, no päriselt, riigi? Kas see on lihtsalt mingi maalapp, millel on piirid ümber, või on siin midagi enamat mängus? Täna vaatamegi kahte sellist võtmesõna, mis aitavad meil sellest kõigest hoopis uutmoodi aru saada ja mis lõppkokkuvõttes defineerivad, kes me oleme. Ja siit tulebki see põhiküsimus, eks ole, et kas meid ühendab see, et meil on sama pass ja aadress või on see midagi sügavamat, ühine keel, ühised kombed, ühine kultuur. See ongi see dilemma, mille lahendamiseks on eesti keeles tegelikult olemas kaks väga-väga täpset mõistet. Ja need kaks sõna ongi rahvas ja rahvus. Pealt näha tunduvad üsna sarnased, aga tegelikult on nende tähendus täiesti erinev. Ja just selle erinevuse mõistmine ongi võti, et aru saada, kuidas üks moodne riik üldse toimib. Okei, teeme selle puust ja punaseks. Ühel pool on meil rahvas. See on, üsna lihtne. See tähendab põhimõtteliselt kõiki inimesi, kes siin riigis elavad. Pole vahet, kust sa tuled. Aga siis on meil rahvus. Ja siin läheb asi huvitavamaks. Siin me räägime juba ühisest keelest, kultuurist, ajaloost. Nii et üks on seotud sinu aadressiga, teine aga sellega, kes sa sügavamal oled, sinu juurtega. Vot see ongi see oluline vahe. Ja see pilt siin näitab seda suhet tegelikult ideaalselt. Mõelge nii, et rahvus on justkui väiksem ring, mis on suurema rahvaringi sees. See tähendab, et sinu rahvus, oled sa siis eestlane, soomlane või ukrainlane, on üks osa kogu selle riigi rahvastikust ehk rahvast. Lihtne, aga see ongi tegelikult kogu tänase teema tuum. No nii, aga aitab teooriast. Läime nüüd vaatame, kuidas see kõik päriselus toimib. Ja mis oleks parem näide kui Eesti ise, kuidas need kaks mõistet siin, meil, omavahel suhestuvad. See skeem siin näitabki seda väga selgelt. Eesti rahvas, ehk siis absoluutselt kõik Eesti elanikud, koosneb paljudest erinevatest rahvustest. Eestlased on siin muidugi üks neist, aga nagu näha, kuuluvad siia pilti ka venelased, ukrainlased, soovlased ja tegelikult veel paljud teised. Aga kui kirju see pilt siis tegelikult on? See on päris uskumatu, aga Eestis elab üle 120 erineva rahvuse esindajad. See on nii väikese riigi kohta ikka erakordselt suur number ja näitab, et Eesti on tegelikult tõeliselt rahvusvaheline kodu paljudele. Ja siin on pilt ka numbrite keeles. Vaadake, Eesti rahvaarv on umbes 1,36 miljonit ja nagu see pirukas siin näitab, on enamik neist muidugi eestlased, aga see pole kaugeltki kogu lugu. Siin on ka väga suur vene kogukond, lisaks ukrainlased, valgevenelased, soomlased. Just selline see tänapäeva Eesti tegelikult välja näebki. See ongi meie reaalsus. Ja need numbrid, need ei ole lihtsalt mingi kuiv statistika. Need on ju päris inimesed. Võtame näiteks laulja Alika Milova, kes sai Eestile nii palju kuulsust Eurovisioonil, või korvpalljur Ben Shungu, kes aitas oma meeskonnal võita meistritiitli. Nad mõlemad on osa Eesti rahvast, annavad oma panuse meie kultuuri ja sporti, aga tulevad samal ajal erinevast rahvuslikust taustast. Nüüd tekib küsimus, kuidas teha nii, et nii paljude erinevate taustadega inimesed saaksid siin harmooniliselt koos elada? No, siin tulevadki mängu seadused. Ühiskonna kokkulepitud reeglid, mis peavad kehtima kõigile võrdselt. Ja siin ongi Eesti põhiseaduse 12. paragraaf. See on see vundament, millele kõik muu on ehitatud. Sõnum on ju täiesti üheselt mõistetav. Seaduse ees oleme kõik võrdsed. Ja diskrimineerimine mis tahes alusel on lihtsalt keelatud. See on õigusriigi alus. Ja mida see diskrimineerimine siis täpselt tähendab? Lühidalt öeldes on see kellegi halvem kohtlemine, tema päritolu või mõne muu isikliku tunnuse pärast. Ja mis on kõige olulisem meeles pidada, see pole lihtsalt ebaviisakas, see on seadusega karistatav tegu. Hea küll, seadused on üks asi, aga miks see kõik päris elus meie kõigi jaoks oluline on? Vaatame seda asja nüüd natuke isiklikumalt vaatenurgast. Ja siin on üks võtmesõna, sallivus. See ei tähenda, et kõik peavad sulle meeldima või et sa pead kõigega alati nõus olema. Absoluutselt mitte. See tähendab lihtsalt teise inimese õiguse aktsepteerimist olla tema ise. Ilma selleta ei saakski ükski mitmekesine ühiskond toimida. Ja teate, miski ei illustreeri seda paremini kui päris oma kogemus. Siin on 19-aastase Pille Riinu mõtted pärast välismaal õppimist. Ta ütleb otse välja, et igasugused eelarvamused kipuvad kadumas siis, kui sa päris inimestega kokku puutud. Tema jaoks muutusid rahvus ja nahavärv täiesti tähtsusetuks, kui ta nägi inimest ennast. See on ju tegelikult väga võimas tunnistus sellest, kuidas otsekontakt ehitab sildu. Nii et kokkuvõttes rahvas, rahvus ja võrdsus. Need ei ole lihtsalt mingid sõnatüüpikus. Need on ideed, mis kujundavad meie kogukondi iga jumalapäev. Järgmise kord, kui ringi vaatata, mõelge korraks, millist lugu räägivad need mõisted teie enda kodukohas. Aitäh teile!